Tere, kallid kuulajad ja vaatajad! Nüüd me kohtume siis Maiko Johansoniga ja me leppisime kokku, et see lähteteema on Sinu lugu loeb. See on tema üks populaarsemaid sentenceid läbi kõigi nende, ma ei tea, ligi 70 loo või jutluse, mida mina olen nimetanud enda jaoks siis ka, eriti neid viimaseid uusimaid siis eneseilmutusteks. Palju sul need siis nüüd tegelikult on, Maiko? Neid. Tere! No tegelikult YouTube'is on üle 300 video, aga see viimane kui ma hakkasin digimuunduma võluriõpilaseks, ehk siis elurada viis mind sinna sügavamatele tasanditele. Nii et ütleme, et siis okultismi maailma. Et siis sellest on tänaseks tulnud 72 videot nüüd siis. Sari või jada. Videode sari. No okultism Seda on võib vabalt nimetada isegi kursuseks või koolituseks programmiks. Võib ka seda vabalt nimetada, loengutusari. Ja see kõik on vabalt kuulatav, kättesaadav. Ja YouTube'i kanalil playlist, varjatud ehk okultistlikud teadmised. Siukene sari. Kasvame koos raames. Ja. @Maiko Johanson YouTube ja Kasvame koos kanal. Ja. Miks just okultism? Sest et üks hetk ma teen siin väikse pausi pean tegema. Sest see on vist üks selliseid sügavamaid plaste inimkonna vaimukultuuris. Mina võib-olla seondan seda traditsiooni tarkusega. Okultism, alkeemia, hermetism. Kuidas sa nüüd nii sügavale sukeldusid? Elu. Et see on hästi huvitav laiali hargnev rada nagu ämblikuvõrk põhimõtteliselt, kus mingisugune hetk elus on andnud sellise vihje või impulsi minna. Et näiteks kui ma seal Kambodžas elasin 8 kuud, siis seal ma töötasin ühes sellises kohas, mille nimi oli Utoopia. Ja see oli selline hostel, seal oli 9 toidu nagu väljak, kus oli 9 erinevat restorani. Ja seal omanikud olid mõlemad Uus-Meremaalt ja üks oli siuke 205 pikk, hästi valge, täiega siuke, võidki öelda nagu aarialane, siis nad rääkisid illuminaatidest ja maailma valitsejatest ja minu jaoks oli see, ma ise olin siis, sain 33 aastat vanaks. Et nii-öelda see Jeesuse aeg. Sealt ma sain nagu esimesi impulsse sellise sügavuse kohta või selliste asjade kohta. Ja seal ta ütles, ma läksin lihtsalt tööd küsima, nagu Mats Maalt, lühikesed püksid jalas, ülakeha paljas. Et kuule, et ma siin seljaõnnetus oli, pidin jääma siia nagu parandama ennast, et mul oleks hädasti tööd vaja. Et kas saan? Jah, saad. Et lihtsalt sinu keha vaadates ma näen, et sa oled distsiplineeritud, sa hoolitsed enda füüsise eest. See tähendab, et sa oled sihikindel, oled konkreetne, oled juht, davai, tule. Kuna sa sündinud oled? 27. oktoober 1981. Vau, sa oled meister number 11. Mina nagu, mida sa ajad? Mis meister, mis 11? Ma ei teadnud numeroloogiast siis mitte midagi. Aga see andis nagu impulsi, et lõpuks, kui ma siia Eestisse tagasi jõudsin, siis numeroloogia ilmutas ennast jälle mulle ja ma sukeldusin sügavamale. Ja seal on üks konkreetne nõuanne, et kui sinu elude number on 11, siis sinu elu eesmärk, elu eesmärk on valgustuda ja okultismiga tutvuda. Nii et sealt tuli siis vihje mulle okultismiks. Ja et kuidas sa paremini endaga tuttavaks saad, kui läbi selliste, isegi võime öelda ka traditsiooni tarkuste, mis on meie jaoks pantud. Ja et inimesed on küll erinevatel teadvuse tasanditel, kus üks võib öelda, et mõttetus, pseudoteadus nagu astroloogia ja nii edasi, aga teisipidi,
kui me oleme jõudnud näiteks sinna kvantfüüsikasse ja mingil määral matemaatika uurimisse, siis me näeme, et kõik on nagunii muster ja holograafiline meie reaalsus ja fraktaalne. Et siis on üsna loogiline, et astroloogia, numeroloogia, kõik need erinevad individuaalselt inimeseks iseenese nii-öelda tutvumise materjalid on tegelikult väga paikapanevad ja tõelised. Me võib-olla näeme esimest korda, kes me päriselt oleme, väljaspoolt seda konformset programmi, mis me arvame, et me oleme, et mis on meie identiteet. Nii et sealt siis sai see okultismi rada alguse, kus ma siis sukeldusin. Siit siis tuleneb see hariduse või harituse olulisus tutvumaks jah, traditsioonitarkuse ja selle süvima. Paljud inimesed nagu tundub kaasal, nad rahulduvad nagu enda tarkusega. Nad rõhutavad enda vahetuid kogemusi, milleks mul õppida mingeid võõraid asju. Ma kõike võtan vahetult, võib-olla naiste puhul see niimoodi ongi. Üks naine isegi ütles mulle, et naised ei pea õppima neid asju, mehed peavad. Miks? Miks naised ei pea? Sest neil on nii Kohe sügav on sündinud intuitsioon. intuitiivselt nii Ja targad. mingi ihatarkus. Võib-olla see ei ole nii laialdane metafüüsiline, ta võib-olla niisugune praktilisem ja maisem ja vahetu. Võib täitsa nõustuda kohati. Aga see esimene sloogan, mis sul sealt siis, kui sa mäletad, kui sa alustasid seda sarja, üldse ma saan aru, et 5 aastat on toimunud kõik see sinuga, aga see 72 loenguline jutluseline, see nüüd viimane paar aastat või? Täpselt aasta aega. Ah. Täpselt aasta aega, 72 videot. Eelmine aasta samal ajal alustasin, maikuus äkki vist. No natukene üle aasta on nüüd läinud. Ja mis see esimene sloogan siis oli? See oli siis kasvame koos, jah? Ei, no see oli tegelikult, kui ma alustasin nii-öelda selle üldse sisu loomist enese sellisel ärkamise teel või tegelikult see on ka nii huvitav, et kui lähed sinna okultismi, et siis avaneb ka New Age'i maailm ja esoteerika maailm ja siis ühtlasi tekib mingi mustrite märkamise võimekus sellega seoses, et ühed tulevad, ütleme sellest pagasist, kus on see hull mingi ärkamine, vaimne hingeline ärkamine, aga tegelikult, kui me tuleme siia nagu reaalsusesse, mida mina oma videode sarjaga proovin edasi anda, et ärge ajage asju nii keeruliseks. Ärkvel olek ei ole mitte midagi muud kui iseenesest teadlikuks saamine. Ma tean, et ma olen, ma tunnen, ma mõtlen, ma olen siin, ma olen praegu, ma olen ärkvel. Oi, ma olen ärkvel, ma olen 5. dimensioonis siin kuskil, panen kõigist kõikidest targem, ilusam valgus ja armastus, et sellel ei ole midagi koledat, kui inimesed nii teevad. Aga kui mina või sina või keegi teine käib suure hunniku informatsiooni läbi, siis ta lihtsalt avastab need mustrid ja siis ta näeb, et need inimesed ei ole jõudnud teatud kohta. Et nad ise saaksid aru, mida nad tegelikult nagu välja enesest panevad oma vaatajatele, kuulajatele, sest paljud need on ju ka nagu sisuloojad. Sihuke kanaldus tuli. Panen kohe edasi. Teine arvamus mul kanalduse kohta. Kui sa loed läbi, ütleme 10 raamatut, siis sa saad ju informatsiooni. Nüüd see hakkab kalibreerima, protsessima ja nüüd, kui keegi küsib sult küsimuse, siis mingisuguses selles infos, mis sa oled omandanud, oled sa nüüd alateadlikult kompetentne ja see tuleb automaatpiloodina sinust välja. Sa tead seda, mida sa tead, sa oled selle omandanud, see on sinu oma ja siis see tuleb vurinaga välja, aga teinekord see tulebki nagu sellises vägevas loomepahvakas, kus sa ise ka nagu kaotad iseennast ära ja siis mõtled, et kus see kõik tuli. Et see oli kanaldus, see tuli kuskilt mujalt, see tuli kuskilt kõrgemalt. Ei, see tuli sinu enda seest, sa oled reaalselt selle info õppinud ja
sa lihtsalt ei mõista kompetentsuse hierarhiat, mis annab väga ilusasti nagu arengupsühholoogiliselt inimesele mõista, mismoodi me informatsiooni omandame, vastu võtame, sellest teadlikuks saame ja kuidas see muutub automaatseks. No minu jaoks on seal 2 astet, on teadmised, mis siis integreeritakse meie keskmesse, kui see on olemas juba, mis siis saavad nagu kogemuseks, meie isiklikuks kogemuseks. Teadmised, mis nagu tõmbavad sellistena, mis võivad saada meie kogemusteks, mida me vajame edasiseks kasvuks, et võib-olla me tunnetame seda intuitiivselt ja märkame just selliseid teadmisi. Aga sul on neid astmeid rohkem, nagu ma aru saan. Mitte Ma ei ainult tea. teadmised ja kogemused, veel midagi. Ma ei tea. Sest oleneb, et ma võin vastata jah niimoodi, et ma olen saanud nagu on ju psühhedeelikumide kogemuse ka, et ma käisin Peruus 7-päevasel ayahuasca retriidil, kus ma siis nägin olles psühhedeelikumide mõju all, et kui mingi teaduslikku juttu juurde ajada, on ju mingid retseptorid avanesid ajus, mingisugused uued ühendused, uued mõtted, teadvus laienes ja avardus. Ja sellel hetkel selle kogemuse kirjeldamine tuleb ju jälle vastavalt sellele, missugune info mul on selja taga. Kui ma olen lugenud mingil määral vaimsuse või spirituaalsuse, mis iganes asjade kohta, et siis esmane reaktsioon on kirjeldada, et ma nägin vaimude maailm. Ema ayahuasca ehk planeedi armastav, hoolitsev ema energia võttis mu vastu. Ütles, et ma olen hoitud ja armastutud ja et siin sa võid nutta, võid naerda, võid kõike vaata teha. Et see on ja nagu selline on ju elukogemuse tasand, et ma löön haamriga vastu näppu, väga reaalne, valus. Teine asi on ju raamatust seda lugeda ja siis ka see kogemus saada, et siis on võib-olla see võimekus kirjeldada nagu laiem. Ja kolmas on siis on ju läbi psühhedeelikumide, mis näitabki seda nähtamatut maailma ja tasapisi aastate jooksul tekib see integratsioon, kalibreerimisprotsess jõuab sellisesse kohta, kus sa saad aru, et materiaalne maailm ja vaimne maailm on üks ja seesama, ühe mundi erinevad pooled lihtsalt. Et neid ei ole vaja kuidagi eraldada, et see kõik on kogu aeg siin ja samas, kogu aeg nagu toimub. Et need on, võib-olla see on lihtsalt hästi selline lihtsustatud tasand, et jah, ma tean, et sa oled vaata Ken Wilberi fänn, et seal on neid tasandeid hullult palju ja selle Abraham Maslow'l ka on ju esialgu vist on 8 tasandit seal. Aga neid on järjest nagu lihtsustatud. Täna on juba, mis iganes, ainult 5 tükki vist. Kui mis puutub näiteks sellesse loojamajandusse ja online ettevõtlusesse, seal kirjeldatakse nagu 5 tasandit. See on üks järgmine huvi, mis mul on okultismi kõrval, et ma saan nagu selle siia sisse või juurde tuua. Lähme nüüd selle järgmise sloogani juurde, sinu lugu loeb. Millal sul see tekkis ja mida sa täna selle kohta sissejuhatuseks ütleksid? Ja, sest inimestena meil on kõigil võime tunda kurbust, rõõmu. Meil on kõigil võime mõelda kurvasti, rõõmsasti. Ja meil läheb küpsusega, on ju. Et täna ma olen 43 saan nüüd, järgmine kuu. Täna ma olen jõudnud sellesse kohta, kus ma olen leidnud piisava alandlikkuse, et mõista, et kui ma olin 20, siis ma mõtlesin, et ma olen kõik targem. Kui ma sain 30, siis ma ikka mõtlesin, et ma olen kõige targem. Nüüd, kui ma olen saanud 40, siis ma näen, kui rumal ma olin 20-selt ja 30-selt ja nii edasi. Ja mõistan, et ma ei tea täna seda, mida ma ei tea. Sest ma ei saa seda teada. Ma saan 10 aasta pärast alles öelda selle kohta midagi. Ehk siis, miks ma selle siia vahele nagu ütlesin, ongi sellepärast, et kõik räägivad psühholoogias igal pool, eneseabis, kogu selles enesearendusmaailmas traumadest. Ja reeglina üks väike siuke tsitaat siia vahele. Matthew McConaughey, üks kuulus näitleja,
üks tema tsitaat on selline, et 99% minu probleemidest ja traumadest neid ei olnudki olemas, need ei eksisteerinud, sest nad said kõik alguse siit nähtamatus mõtete maailmas. Päris reaalsuses neid ei olnud, et enamus ajast me oleme fantaasiamaailmas. Ehk siis lapsena näiteks, kui ema ja isa lähevad lahku, siis laps, kui nad on nii rumal, ta on nii väike, et ta ei oska nende tunnete, emotsioonidega kuidagi hakkama saada, siis tema võib hakata endale lugu rääkima enda peas, et teda ei ole tahetud või et ta ei ole väärtuslik, et isa või ema jättis ta maha. Aga ta võtab seda nii isiklikult, kuigi see ei ole tegelikult temaga kuidagi nagu selles mõttes seotud. Ema ja isa lihtsalt ei saa omavahel läbi ja mõtlesid, et lähevad laiali. Aga laps hakkab nüüd lugu looma. Ja mina olen ise ka, et see ongi, kuna ma olen läinud tagasi enda minevikku, vaatanud neid valusaid hetki ja need on just tavaliselt alati hetked ja hästi raske reaalselt, see on suur ja raske töö leida üles see hetk, kus toimub see muutus, kuidas päris reaalsuse võtab üle mõttemaailm, kus me hakkame lugu looma ja seda räägime ka teistele ja see kujundab kogu meie käitumist, kuidas me ennast väljendame, kuidas me käitume, kas me oleme rohkem introvertsed või me oleme rohkem väljapoole, ekstrovertsed. Et loo tähendus on nii oluline. Ma arvan, et kogu mingi psühholoogia selline tõene nagu absoluuttõde tegelikult baseerub ju ka lugudele ja jutukestele. Et see on selles mõttes, lood ja jutud on ju kõik, muusika on lugu, maal on lugu, skulptuur on lugu. See, kuidas me välja näeme, on lugu igal ühel erinevalt vastavalt sellele, kes vaatab. Lugu on oluline. Ja lõpuks, miks see oluline on üldse see, et sinu lugu loeb, ongi see, et kui me tuleme sellesse, käime läbi selle kangelase rännaku, psühholoogilise kangelase rännaku, mis käib selle loo kaare juurde, kõik need erinevad etapid, siis kõige tugevamad sidemed, isegi pereliikmetega, sõpradega, läbi interneti lihtsalt mölisedes kaamerasse. Ja inimesed, kes vaatavad, saavad just siis kõige sügavama sellise puudutuse, kui mina julgen olla haavatav. Kui ma julgen rääkida, et kui ma olin 10-aastane poiss, et siis mind ahistati seksuaalselt. Mul on nüüd see kogemus tatoveeritud minu energeetikasse. Ja kuna see kogemus on nüüd tatoveeritud minu energeetikasse, et siis nagu öeldakse, et peegel, et inimese silmad on tema nagu nii-öelda hingepeegel. Et kuna mul on see kogemus sisse tatoveeritud energeetiliselt, see on minu energia vibratsiooni osa on ja kuidas iganes inimestele meeldib öelda, siis mina näen seda teise inimese silmadest, sest ma tunnen seda, ma olen olnud seal, mul on see kogemus. Ja ainuüksi see, et mina julgen niimoodi rääkida, võib tõsta inimesel ihukarvad püsti, sest ta saab aru, mida ma räägin, sest ta teab, et ma tunnen tema valu. Ja see ongi see, miks on lugude jutustamine ja sinu lugu loeb nii oluline. Aga me ei julge avada ennast sellisele tasandile. Ja tänases maailmas on see just ülitähtis, sest et see virvarr, ahnus, rumalus, kasuahnus, just kasuahnus, tähelepanu vajadus. See kõik on nii ära mürgitanud sellise reaalsustunnetuse ja inimlikud sidemed, mida me oleme võimelised looma. Et see on võib-olla selline pikk segane vastus. Nii et see eheduse ring on siis nagu tagasipöördumine selle autentse suhtluse, haavatud tervendate suhtluse poole. Ja. Vot sa rääkisid lapsepõlve traumadest, mida küllap on paljudel ja enamusel on ka mingid sünnitrauma baasmaatriksid seal. 4 tükki, mida Grof uuris ja tuvastas, aga peale selle on veel ju selline kokkuleppeline tegelikkuse kirjeldus või konventsionaalne tõelus, mida vanemad meile jutustavad, mis asi see maailm on ja kuidas sellesse suhtuda.
lasteaed, kool, ülikool, edasi kogu kultuur tervikuna, massmeedia ja seal sees siis veel need isiklikud lood, eks ole, seotud meie episoodilise mälu kõige eredamate, õnne ja õnnetuse punktidega ilmselt, eks ju. Siis on nagu see üldine ja isiklik on siis nagu kuidagi segunenud kõiges selles ja sellest supist tuleb siis nüüd nagu välja tulla. Jah, väga hästi ja selgelt kokku võetud. Sellest supist tulebki välja tulla. Ja see võib olla üsna, vot Gurdjiev jällegi ütleb, et kui tekib see magnetiline keskus ühel või teisel põhjusel sellel inimesel number 1, 2 või 3, kes on tegelikult masinlikud ja selle tegelikkuse kirjelduse täielikud ohvrid. Nad ei küünitu sinnapoole, nad elavadki automaatselt ära selle ettenähtud elu. Aga kui tekib see keskus, siis nad hakkavad märkama väljapääsu võimalusi. Ja sul, ma tean, kui sa rääkisid oma elulugu täielikumalt, siis sul oli ju väga kriitilisi momente seal ja traumasid ja haigusi ja värke. Et sa olid üsna põhjas, nagu ma aru saan, et üks võimalus ongi vist, et sa käid päris alla ära ja sealt viskab üles, eks ju, kui sa just ei hukku. Ja, kuigi seda ei soovita. Suur eelis sattuda põhja. Jah, kuigi seda ei soovita. Ei soovita. Aga mingis mõttes, et seal on nagu mingi selline romantiline, poeetiline ilu ka sees. Et kui sa tuledki kuskilt siit august, sõna otseses mõttes kuskilt vaesusest ja traumast ja ronid sellest välja sellises konformses ühiskonna reeglistikus ja saavutad midagi, mingisuguse koha, mingisuguse uue kogemuse staatuses, ühiskondlikus staatuses, võib-olla mingisuguse edu või midagi, suhted, mingi koorekihi sisse kuhugile, et ma nüüd olen keegi, et ma tulen sealt ja olen keegi. Ja ei ole piisavalt sellist, et see alandlikkus, kus sa tuled, kaob vahepeal ära. Sest see konformne rada, kuidas me peaksime sinna saama, on nii läbustatud. Alkohol, narkootikumid, vägivald, kõik see, mis tegelikult täna toimub, et mingis mõttes vaatad, et see justkui peakski olema nagu selline normaalne täiskasvanuks saamise osa, et mis iganes 14-15 aastaselt hakkad juba märatsema nagu täitsa mõistuseta tegelane ja paned seal kuni 25 aastane. Libud, läbud, pidu ja pillergar on ju, kõik et täna ma saan aru, et see on täielik nagu rumalus, nagu justkui ajudeta lihtsalt ringi laskmine. Ma jõin ennast eile nii täis, saad aru, ülituus oli, ma ei mäleta mitte midagi, nagu saad aru. Täna mõtled, et sa oled uhke selle üle. Sa jõid ennast nii ära, sa ei mäleta mitte midagi. Oksendasid ennast täis ja haisesid ja kusesid ennast täis ja see on nagu äge, see on cool, see on tuus. Et see teadvuse tasand, see on lihtsalt häbi on nagu mõelda, et me inimestena oleme võimelised seal olema. Ja mina ise olen ka seal käinud. Aga et siis kõige selle tagajärjel, see on minu isiklik kogemus, mina siis panin veel retsimalt nagu põhja. Aga see Maiko, kes on täna nagu inimeste ees, ma varjasin teda, ma häbenesin ja kartsin teda välja lasta, näidata. Sest et ma olin juba kogenud mingisugusele astmele, et inimesed tahavad näha mind sellisena, nagu nemad tahavad mind näha. Nemad arvavad, et Maiko on see, kes nemad arvavad, et Maiko on. Ja vastavalt siis sellele kirjeldusele ja käitumisele, mis siis väljaspoolt mulle sisse tuleb, mina ise hakkan ennast peegeldama sellele maailmale samamoodi, nagu mind siis tahetakse. Aga sellega ma ju jätan selle päris Maiko nagu tahaplaanil. See on see ego, identiteedi ja minapiltide vahetuse mingi protsess. Aga mind jah, nagu, et võimalik, et see on minu mingisugune ego. Võib-olla see, et ma olen kukeaastal sündinud. Et ma pidingi käima läbi selle retsi protsessi,
sest mul on midagi tähtsat öelda ja ma ei ole lihtsalt suvaline ehitaja siia maailma, et ma ei ole sündinud siia maailma lihtsalt suvaliseks ehitajaks, mitte et ehitajatel midagi viga on. Ühed kõige kõvemad mehed üldse maailmas on ehitajad. Terve selle maailma on ehitanud. Nagu päris ausalt öelda, on ju. Mitte, et ma siin tekitan vastavust või mingit lahkheli naiste ja meeste vahel. See on lihtsalt reaalsus on see. Mehed on võimsad. Aga et mina ei ole sündinud lihtsalt ehitajaks, vaid et minu see sõnum on midagi suuremat, midagi vägevamat. See on inspireerimiseks, see on motiveerimiseks, see on julguseks ja vapruseks ja mässumeelsuseks. Sest see on see, mis on minu enda sees on lapsest saadik ja see on see siis, mida mina olen tulnud siia maailma kiirgama. Et ilma nende traumadeta ma ei oleks jõudnud sellisesse kohta. Et isegi täna siin sinuga reaalselt rääkida. Sest ma oleksin kuskil baaris praegult hoopis. Ma oleksin selles vanas minapildis ja hirmunud väikse poisina. No mina olen seda nimetanud nagu prohvetlikuks enda jaoks. See seonub natuke geeniuse staatusega, kes loob asju, mis käivad sellel kultuuril üle mõistuse või äärmisel juhul on siis selle ülimal piiril. Et lihtsalt Anne, see mahub kultuuri ära, ta teeb seal heas mõttes karjääri ja saab kuulsaks ja armastatuks, aga geenius nagu kipub purustama olemasolevat tegelikkuse kirjeldust ja pakkuma midagi. Et kuskil seal midagi tundub sellistel puhkudel olevat, kus on ühelt poolt see sügav teadmine, see okultistlik ja teiselt poolt selline võimas, autentne eneseilmutusvorm. Et võib-olla see vorm ongi peamine, mis minu jaoks prohvetist teeb nagu prohveti. Et see mõte on hästi emotsionaalne, et see emotsionaalne energia on seal, see kirg, mida sa oled ka maininud siin. Kirg, inspireeritus, vaimustus, eks ole, mis on seal taga. Ja sa oled öelnud, et kuskil, et oma ande mitte jagamine, mis paljudel on siis varjus, nagu sulgi oli, et see on nagu tegelikult kuritegu. Ma ei tea, kas ütlesid täpselt nii rängalt, aga see on väga ilusti öeldud. Jah. Et minu arust isegi see lõppu juurde öelda, et see on kuritegu. See vajutab valupunktile, mis saab olla avardav ja äratav ja mässumeelsust tekitav. Et sellepärast ma olen ka paljudes oma videodes väga selline võib-olla vastuoluline. Nagu valusat tõde öelda eriti ei taha keegi. Või ei julget öelda, et tahame hoopis inimestele meele järgi, me ei taha üksi seista karja vastu, nii öelda. Aga see lause või see mõte, mina ennast geeniuseks ei pea ega ka intelligentseks, sellepärast, et ma olen need raamatud läbi lugenud, mis mul siin selja taga on. Need ei ole minu kirjutatud. Aga ma olen seda info saanud sealt. Sa mainisid ka mingit raamatute arvu, mingi, ma ei tea, 5 aasta või rohkem jooksul kuskil. Jah, esimese aasta või umbes 1,5 aasta jooksul. Umbes nii. 300 raamatut. Niimoodi, et ma esimest korda elus panin endale konkreetse eesmärgi ja siis, et nüüd ma viin selle läbi. Nüüd ma aasta aega loen ainult raamatuid, ma ei tee mitte midagi muud. Ja ma olin siis just enda seljaoperatsioonist taastusravi perioodi läbi käimas ja ma olin siis nii-öelda 100% töövõimetu ja riik siis, või see toetus, mis on, ma ei tea, ma sain mingi 365 eurot kuus või, mis on minu arust nagu näkku sülitamine. Minusugune 1,93 m suurt kasvu mees, ma söön selle raha maha lihtsalt. Aga siis on ju üürid ja igasugused maksud, et riigi poolt on see täielik näkku sülitamine ja see on üks koht, mis on minust seda mässumeelsust ka tõstnud. Aga see võimaldas mul siis pühenduda. Ma tegelesin oma füüsilise kehaga, ma võimlesin, taastasin ennast sellest operatsioonist ja ainult lugesin. Põhimõtteliselt need olid 2 asja, mis ma tegin, võimlesin ja lugesin.
ja et sealt see, et kui, ega seda ei saagi muud moodi inimene endale tõestada või läbi kellegi ütlemise, et selline asi on võimalik lihtsalt tõe pähe võtta, et ülilihtne tegelikult on nagu saavutada mingisugust tasandit, eriti sellises väikses riigis nagu Eesti. Sest enamus inimesed on nii laisad, nad ei loe raamatuid, aga millegipärast on raamatute lugejad alati liidrid. Ja kui sina oled üks nendest inimest, kes loeb raamatuid, siis sa lihtsalt ühel hetkel avastad, et ossa nuga. Ma olen saanud kuidagi pärimustarkuste instituudis 9 lektoriks, nagu mis asja, ma olen ainult 8 klassi haridusega. Kuidas see võimalik on, akadeemikud? Palun öelge mulle, kuidas see võimalik on? Mul ei ole ei doktorikraadi ega mitte midagi, kuidagi mul on sinna sattunud. Ilma koolihariduseta. Raamatud. Põluväega. Sa oled maininud ka oma prohvetlikke autoriteete või eeskujusid mõnel pool, mida sa oled, keda sa oled eriti oluliseks pidanud. No mina ei tea neist midagi, aga sa võid nad üles lugeda korra. No kogu see selline, mis üldse lükkas ka mind raamatuid lugema, oli tegelikult minu enda väike vend, ta on minust noorem. Ja ta andis mulle sellise audioraamatu, ingliskeelse audioraamatu, mis on 14 tundi pikk ja selle raamatu nimi on Your wish is your command, et sinu soov on sinu käskida. Ja selle autor on siis autori enda sõnade järgi 33. kraadi vabamüürlane. Pluss siis tema sõnade järgi, millest ta räägib hästi palju nendest salaordudest ja vennaskondadest siis selles audioraamatus. Et siis tema sõnud siis hierarhia, et need illuminaatid ja vabamüürlased, aga et kuskil kõige kõrgemas kohas on siis selline vennaskond, mille nimi on vennaskond. Brotherhood. Ja et sinna saavad siis kõige kõrgemate kraadide vabamüürlased ja sinna saavad kõige kõrgemate kraadide tasandite need illuminaadid ja bla, bla, bla. Kõik need erinevad. Aga see raamat andis mulle siis sellised mõisted nagu salaühiskonnad ja vennaskonnad ja et nemad justkui valitsevad. Ja mind siis hakkas huvitama, et mida nemad siis teavad rohkem, mida siis tavalised inimesed või haritud inimesed. Et kuidas nad saavad olla seal valitseda, et mida nad teavad, mida meie ei tea. Ja ta soovitas seal hästi palju erinevaid raamatuid, mis ma kõik läbi lugesin loomulikult. Et mul on lapsest saadik on ta Anne inglise keele järgi. Et sealt ma siis avastasin sellise mehe nagu Manly Palmer Hall. Mina ise ei ole vabamüürlane. Keegi ei ole mind kutsunud. Ma olen suhtlenud küll, vaidlenud. Sest ma olen pidanud ennast targemaks. Et ma tean rohkem teie enda vennaskonnast, kui te ise teate. Tegelikult ei tea. Et minu see noore kuke entusiastlik, ülbe, aga julge tegelane. Aga et Manly Palmer Hall, tema jälle 33. kraadi auväärse, ehk siis teda võeti sisse, kutsuti 33. auväärne kraad, see on nagu selline nominatsioon, nagu mingi Oscari võitmine või Emmid või Grammid, vaata elutöö eest. Ja Manly Palmer Hall, ta hakkas nii varakult juba lugema raamatuid, tema ema suunas teda lugema. Et 27-aastaselt kirjutas oma magnum opuse, mis tähendab siis suur töö, elutöö. Ja see on siis kõikide sajandite või kõikide aegade salatarkused. Ja ta kirjeldab kõik need läbi. Ja esimene peatükk keskendubki ainult nagu salavennaskondadele ja ordudele. Et noh, et iga inimene saab vaikselt nagu hakata ise ka neid niite nagu tõmbama. Et kui seal kuskil on mingid valitsejad, on ju, meie ja nemad vana aja polaarsuse tekitamine, eks. Et siis mida nad teavad, mida meie ei tea. Ja et kui sa neid niite nagu taga ajama hakkad, no meil on siin Jüri Lina, meil on nii palju tegelikult neid inimesi, kes räägivad nendest asjadest, aga igaüks vaatab seda oma sellisest kohast. Meil on ju Inga Raitar ka, kes räägib nendest iidsetest salatarkustest ja asjadest, aga tema vaatab läbi külastades neid kohti ja siis
asjakohaseid nagu tarkuseid, on ju. Jüri Lina vaatab läbi sellise vandenõulise, kuigi need ei ole vandenõu. Vandenõu on midagi, mis kirjeldab seda, mida inimesed omavahel teevad, et inimesed saavad isegi sellest sõnast nagu valesti aru, mis on ka hästi naljakas. Aga mind on just huvitanud võim, et mina olen vaadanud siis läbi võimu ja läbi siis minu arust geniaalsete inimeste, et kui ma võtan Manly Palmer Halli raamatu kõikide aegade salatarkused, loen selle läbi, siis ma võtan nagu mälukiibi, selle informatsiooni kiibi, vaata, laen alla endale 1 gigabaid informatsiooni. Et minu arust sellised mehed ja naised on alahinnatud selle poolest, mis neil tegelikult pakkuda on. Aga kuna nad kuuluvad siis okultistlikusse maailma sektorisse või nurka, siis okultism iseenesest tähendab varjatud, peidetud silma alt ära, et siis see ei jõuagi kunagi tavainimese silmade ette. Et me võime näha YouTube'is ingliskeelseid ja venekeelseid mingisuguseid klipikesi ja mõistujutukesi ja asju, aga me ei saa suurt pilti. Et selle jaoks, et seda suurt pilti saada, me peame ise sinna sukelduma. Et Manly Palmer Hall on olnud üks väga selline mõjuvõimas mees, tal on üle 8000 loengu, mis on tegelikult YouTube'is täitsa saadaval. Üle 150 köite vist on kirjutanud lausa. Siis on teine selline tegelane, kes mind mõjutas kohe järgmisena, on Edgar Casey. Tema on siis nii-öelda selline magav Ameerika prohvet, omal ajal teda kutsuti. Tänapäevased, nüüd 2018 aastal suri Jordan Maxwell. Mees tegeles 56 aastat järjest ainult okultismi uurimisega, salatarkustega, kõige selle varjatud maailmaga, mida me ei näe. Tema otsene järgmine selline võimas õpilane, kes täna elab, on Michael Tsarioon. Et ma ütlen, et kui inimesed selle mehe elutöösse sukelduvad, noh, see on mullegi niimoodi, et issand jumal, tema on siis nagu täiendanud Jordan Maxwelli 56 aastat uurimustööd antud teemal. Tema on nüüd siis täiendanud, juba edasi toonud, et maailma ei valitse mitte illuminaatid, vaid hoopis naised ja naisilluminaatid. Ja et kuidas kogu hierarhia, et kaasa arvatud vabamüürlus, et vabamüürlased on need, kes kannavad, on ju põlle, nagu neil oleks menstruaaltsükkel või neil oleks munad ära lõigatud, et nad ongi tegelikult mingisuguste naisilluminaatid, hüpiknukud, keda liigutatakse mingitel eriti kõrgetel tasanditel. Ja kuna see kogu vabamüürluse kõik on hierarhiline, et Eesti mingi sinise loodsi 3. kraadi vabamüürlased, neil ei ole õrna aimugi, mis seal 33. kraadis toimub, mis seal veel edasi ülespoole toimub. Minul ka ei ole, aga ma julgen nii mõelda, sellepärast et ma ei ole kuidagi seotud ja lihtne on siis näha, kui on hierarhia. Hierarhia ütleb ise sõnana midagi. Aga meil on inimestel ikkagi ego ja eriti meestel, et ei, mina olen siin kõige kõvema Eestis 3. kraadi vabamüürlane ja ma tean ikka päris palju. No ei tea, tegelikult ei tea. Infot ju jagatakse ka nagu sõjaväes. Kindral teab seda, mida leitnant ja seeru ja major ja kaplanid ja reamehed ei tea. Et see on lihtsalt sihuke tundub olevat hästi lihtne loogika, mille üle ei olegi mõtet vaielda ja ei saagi vaielda, sest et tõde on lihtsalt tõde. See on ja tõde on reeglina absoluutne. Väga huvitav paradoks tekib, et ühelt poolt selline tohutu tarkus, eruditsioon, praktilised võimed ilmselt ja nii edasi, mida sinagi õpid ja rakendad. Ja teiselt poolt selline nagu kõlbeline küsimus. Noh, võim, eks ole ju. Et kas see tähendab nüüd seda, et kõige targemad hinged või vaimud on taibanud, et see maailm ongi selline, seda ei saagi kuidagi parandada. Et paratamatult see hierarhia on ja jääb. Ja parem siis nautida seda, mis on, kui et püüda seda kuidagi
hirmsasti ümber teha, et noh, et kõigil oleks siin noh, mingi kõik need valgustusaja loosungid siin, võrdsus, vendlus, õiglus. Kuidas sina seda tajud? Ja. Nagu iga see Matrixist väljuv punase tableti võttev jänese urgu sukelduv eluõpilane. Samamoodi esialgu esmane reaktsioon oli minul ka, et maailm on nii kuri, vaenulik, satanistid valitsevad, vabamüürlased valitsevad, tahetakse ainult halba meile, meid kasutatakse ära, miljardärid kasutavad ära miljonärid kasutavad ära meid, makse maksad iga tehingu pealt, isegi kui sa maksu maksad, siis maksu maksmise pealt ka maksad maksu. Et kui niimoodi vaadates on lihtsalt õudne, missugune ärakasutamine ja inimeste vaimude retsimine käib. Rõve suur vastik orjus. Aga enamus inimestel pole õrna aimugi, et see käib. Noh, mis sa teed? Makse ikka peab maksma. Noh, mis sa teed? Tööl ikka peab käima. Nojah, elu on siuke. Ei küsitleta, ei ole mingit mässumeelsust, me oleme nagu nii ära doseeritud. Ehk siis see oli ka minu esmane reaktsioon. Aga see võimu uurimine, sealt vastasin, et lõpuks on ikkagi see, et okei, see on nüüd need lood, mida nemad on kõik siia välja pannud, aga et mis minu lugu on? Et nagu mina olen ka elus, siin täitsa kindel, ma olen elus. Õhtul olen magama, hommikul ärkan, jep. Kui ma ennast torkan, mul on valus. Kui keegi mind lööb, mul on valus. Kui keegi sõnadega haavab mingisugust valupunkti, millega ma ei ole tegelenud, mul on valus. Samamoodi aetakse mind naerma, siis on ilus. Sinuga vestelda on täiega tuus. Et kui need lood ja need hierarhiline valitsussüsteem on materdanud meid maha siia konformsusesse ja programmeerib jätkuvalt uusi generatsioone läbi selle süsteemse süsteemi, siis ainukene elamist nagu, kuidas ma ütlen seda, elu, mis teeb elamise väärtuslikuks, on see, mida mina siis tegelikult tahan ja mida mina isiklikult teha saan. Et kui ma vaatan maailma kui koledat, ma ei tea, hundiurgu, siis ta näitab mulle ennast. Aga kui ma vaatan, et mul on eluks võimalus ja ma võin siin teha mida iganes ma tahan, kuidas iganes ma tahan, et siis need lood mul tegelikult ei loe. Ja et siit jõuamegi tagasi jälle, et sinu lugu loeb ja et see, kuidas me sellesse autentsusesse saame, et avastada see, et me võime taga ajada neid taevastriipe ja ufosid ja kõiki neid erinevaid asju, aga kas me siis päriselt tegelikult elame oma elu ja seda, mida me tahame, või meid on kaasa saadud mingisuguse hirmu emotsiooniga või siis kasutatakse ära meie teadmutust ja kisutakse seda uudishimuga meid kaasa. Ja kuna me ei ole teadvustanud ka või siis endale selgeks teinud neid inimese põhivajadusi, et uudsus on ju üks sügav vajadus. Et meil aju on ikkagi selle jaoks, et seda kasutada, aga me kasutame seda, scrollime, me kasutame väga rumalasti oma aega. Vanasti on ju, me pidime asju välja mõtlema, et meil igav oleks, peksid lihtsalt jalga või jalaga palli vastu seina, ronisid puude otsas. Et see on see hea, kui sa oled 80-ndatel sündinud, siis sa elasid elu enne ekraani ja nüüd siis elame elu, kus on ekraanid. See ülemineku koht annab sellise võimsa elutarkuse kaasa sellest evolutsiooni transformatsioonist justkui. Et me saame jälle, et me saame leida põhjuse, miks me siin oleme. Mitte lasta ennast ära kasutada, vaid saada aru, kuidas ärakasutamine käib. Kaitsta ennast selle eest
ja võtta arvesse eetika ja moraal, et siis panna oma lugu välja, oma sõnum välja. Et lõpuks kõige suurem valuuta on siin maailmas tähelepanu. Tähelepanu on aeg ja selles rahareligionis on ju aeg on raha. Ei ole tähelepanu. Kuhu sinu tähelepanu tõmmatakse, kuhu sina oma tähelepanu paned. See loob midagi. Loodusseadused, põhjused ja tagajärjed. See on huvitav jah, et kui me saame sellest konventsionaalsest tõelusest välja, mis saavad teatud mõttes loojad, me hakkame looma oma unikaalset elu nii-öelda kõigepealt Siis alles lähebki põnevaks, on ju. väga, jah, see on väga põnev teekond, loomulikult see on see, noh, nagu sa oled öelnud, kangelase teekond, eks ole, seal otsing, siis kriis ja siis uuesti sünd või surnust üles tõusmine. Ja siis ilmselt algab selle loomuliku mõju levimine ühiskonnas. Ja. Et sa ei peagi nagu mingil muul moel hakkama seda maailma parandama, vaid see on nagu seest välja toimub. Ja prohvetid on ju alati väga võimsad tegijad olnud juba, noh, kas või kristlikus traditsioonis Vanas Testamendis, et neist ei saanud üle ega ümber, kuigi nad olid väga tülikad, eks ole ju, seal kuningate ajal ja mis kõik veel juudi semiidi ajaloos näiteks, aga ja võib-olla see meelevald või see, jah, noh, nagu sa oled rääkinud siin, meelevald nii-öelda kirjas ja sõnas ja õppinud ja nüüd ka õpetad, eks ole, et see on ka ju terve teadus. Me ei pea seda ise kõike välja mõtlema. Jah, jalgratast ei ole vaja leiutada. Ja, Võta see, mis on olemas, värvi lihtsalt enda värvi. ja. Nagu öeldi, et toetumine hiiglaste õlgadele. No ma ei tea, kes seda kõige esimesena ütles. Võib-olla antiigis keegi, et see ei olnud Marxi nii-öelda väljamõeldis, aga ta See on rõhutas pigem seda seal haritust. Aristoteles või keegi. Ja. Aga nüüd, kuhu jääb selles kogu selles tohutus aukartust äratavas? No see oli, kui sa iseloomustasid neid oma mentoreid, siis no, see ikka paneb pea pööritama, need mahud ja need kraadid ja kuhu jääb või mis koht on seal nüüd, ütleme, kaastundel ja isegi armastusel? Kas sellel on seal See on, mingit olulist ja lahendavat funktsiooni? See on täiega hea küsimus ja hästi ilus avastus ka või nagu võimalus avastada. Ma hästi palju räägin sellest või noh, olen ise avastanud selle mõjuvõimu ja nüüd siis räägin ka oma videodes, väljendan ennast, et avastus versus usk. Avastamiseks ei ole usku vaja. Avastamine on reis, see on teekond, see on rännak. Iseenda jaoks selgeks teha, mis on ja mis ei ole. Kui keegi ütleb, et usu midagi, siis ilmselt tahetakse sulle moosi müüa, mida sul vaja ei ole. Ja selle moosi müügil siis lõpuks sind kuidagi kontrollida. Ja ma tean, et see on vastukarva inimestele, kes tuleb religioossest programmist ja nad on võtnud osaks selle enda identiteedist. Ma tean seda, aga kuna minul seda programmi ei ole, siis mina saan olla see sõnumi kandja, et seda edasi anda. Aga nüüd tulles selle juurde, et näiteks sellised mentorid, nad on minu arust ühed armastavamad ja kaastundlikumad inimesed. Et kui kuulata Manly Palmer Halli viimaseid loenguid, seal räägib üks tõeline igati erudeeritud teadmamees. Ta on saanud üle vajadusest olla nii-öelda selline nice guy, et olla meele järgi. Ta on saanud üle vajadusest domineerida. Ta on lihtsalt armastav vanaisa. Vanaisa. Me oleme kõik võimelised mingil moel minema sinna. Vanaemad ja vanaisad reeglina on hästi armastavad, soojad ja nad lihtsalt annavad sulle. Nad ei taha mitte midagi vastu. Ja see on hästi ilus.
ja need mehed just selle andmisega, nad on nii-öelda, et ohverdanud terve oma elu, et lugeda läbi 10 000, 20 000 raamatud, istuda lihtsalt oma õppimise laua taga, teha märkmeid, tõmmata neid niite, et avastada see tõerada ja siis panna see kirja võimalikult lihtsasse keelde, et mina ja sina oleksime võimelised saama selle 56 aastat informatsiooni ühe raamatu täiega kätte. Nagu ma olen proovinud mõnele enda sõbrale seletada seda, et kas sa päriselt oled võimeline aru saama, mida tähendab, kui sa loed läbi mingisuguse inimese kirjutatud raamatu. Ta on eluaeg õppinud, et see kirja panna. Ja sina oled võimeline selle lihtsalt nädalaga läbi lugema, võtma selle mälukiibi, selle infopagasi enda sisse. Et meil on tänases infoajastus võime ülikiiresti mingitesse meeletutesse kõrgustesse ronida. See on otseses mõttes. Kui me saaksime aru sellest, et nagu, kui me päriselt saaksime aru, mida see nagu tähendab. Aga ma ütlen, et võib-olla ongi nii, et me peame elult peksa saama sõna otseses mõttes. Et me teeksime kannapöörde 180 kraadi. Nagu minu isiklik elukogemus. Et ma olen nii-öelda skorpioni päikesemärgi all, skorpioni kuumärgi all ja vähk on mu tõusumärk. Skorpion esindab võimu, väge, seks ja surm. See on jälle see üks asi, mis on ajendanud mind uurima, mida need tähendavad. Ja tänu sellele, et ma olen nagu uurinud, siis ma näen, et see on osa minu mingisugusest loomulikust naturaalsusest ja mitte sellisel moel, et seda ära kasutada, et olla mingi kuri nõerav skorpion, vaid vastupidi. Vahepeal on vaja armastusega, armastava ja lahke vihapurskega öelda inimesele, käi perse või sa oled loll. Lihtsalt, et käivitada temas midagi muud peale enese haletsuse või midagi sellist. See jälle oleneb on ju teadvuse tasandist, kust kohast inimene on võimeline seda nagu nii-öelda vastu võtma. Aga jah, need mehed on minu arust kõige armastavamad ja kõige kaastundlikumad just sellepärast, et nad panevad selle välja. Nad ei hoia endale, see on minu oma, see on minu võim, see on minu teadmised. Ma hoian selle endale, ma ei anna seda välja, et mina olen selles hierarhias kuskil siin oma mingisuguses väljamõeldud maailmas ja see on nüüd kõik minu nunnu, nagu see Naarise multikas või Naari multikas, minu nunnu. Välja panna ja jagada on minu arust kõige ilusam vorm üldse demonstreerida lahkust ja kaastunnet ja armastust. Et kes iganes juhuslikult vajab, meil ei ole õrna aimu, kes vajab. Aga tal on võimalus see nüüd üles leida, sest et mina isiklikult olen pannud selle välja. Et mina olen andnud oma panuse. Ma ei ole küsinud selle eest midagi tagasi. Ja see on armastus. Tegelikult see on lahkus. Seda võib keegi teine kuskilt sealt kuulab, et Maiko on nii ennast täis nartsissistlik eneseimetleja. Aga kas see on nii, kui sa teed midagi lihtsalt niisama? Ja et kui ma oleksin nii rets egomaniakist nartsissist ja eneseimetleja, siis mul oleks ilmselt täna 10 000 publik numbriliselt, mitte 2000. On ju. Ma ei kasuta tegelikult neid teadmisi, mis mul on, et edendada ennast mingisugusel materiaalsel või hierarhilisel tasandil. Ma annan selle välja täpselt nii, nagu see loomulikult tuleb. Et ma ei suru ja ei pressi. Mina ise ei käi ja ei otsi inimesi taga. Et ma olen nii ülbe ja ennast täis, et ma lasen inimestel enda juurde tulla. Nii et isegi kui ainult selle peale mõelda, et kui üks käib ja pressib, teine lihtsalt loob ja ootab. Nii-öelda ootan kutset. Nii kaua, kui keegi siis lõpuks avastab. Et kui ma panen välja lootuses, et keegi leiab selle, lõpuks keegi leiab selle ja nüüd ta tuleb siis minuga suhtlema, minuga rääkima. Ehk siis mina saan nüüd anda talle palju rohkem.
sellepärast et see ei tule isekast vajadusest pläterdada või pläkutada või särada, vaid see tulebki sellest kohast, kus keegi küsib minu käest. Ja see on, minu arust on see ilus minu tänase hinnangu koha pealt. Sa oled ise öelnud, et seda materjali tuleks lugeda või kuulata niimoodi 20 minuti kaupa. Informatsioon on tihe, sügav ja siis minna vahepeal jalutama, tegema muud füüsilist asja, mida mina ka näiteks siin maaoludes teen. Ja siis tekivad kiiremini need taipamised, need uued ajuvõrgustikud, nii-öelda ajuteed selle kohta, mida sa lugesid või teada said. See on väga huvitav rütm füüsilise ja vaimse vahel. Ja vot see on ka huvitav jah, et tohutu pagas olemas, kättesaadav kõigile, kuigi ma kuulen sellest asjast esimest korda. Ja ma olen ise vaadelnud ajalugu ka niimoodi, et niivõrd kui seda uskuda, ma olen ikka öelnud, et kui Paramahansa Yogananda räägib oma ühe joogi eluloos, et valgustumiseks kulub 1 000 000 aastat elamist maa peal. See on mingisugune, ma ei tea, 300 elu. Et siis tuli Tiibeti budism, Vajrayana ütles, et 1 eluga juba saab, eks ole. Ja siis tuli Zen budism, kus mõne aastaga juba inimesed saavutasid olulise vabanemise sellest nii-öelda konventsionaalse tõelise nõiaringist ja oma, ma ei tea, traumadest ja kõigest ja valgustusid ja muutusid taiplikuks. Ja nüüd kui Joe Dispenza räägib, et ei ole vaja enam 40 aastat mungana mediteerida kuskil, et piisab 7-päevalisest tema intensiivkursusest, et teha oluline murrang nii-öelda mineviku vangist oleviku ja tuleviku loojaks. Siis on umbes sama asi. Et tohutu rikkus, mis on olemas, kuigi muidugi see võtab aega ja taipamist. Aga kuskilt jah, ilmselt toimub see läbimurre. Ja siis ongi need asjad, mis on nagu kaljule ehitatud, eks ole. Väga palju asju ju pakutakse praegu. Aga nad on sellised nagu, moeasjad. Nüüd on moes see, nüüd on too, nad on sellised nagu kergekesed, nagu Einar Laigna ütleb, et sinu, ma ei tea, hinge, mida sa kaalud ja leiti liiga kerge olevat. Ja siis on mingid asjad, mis kuidagi nagu religioon, nagu religiooni tuum, müstitsism ja esoteeriline religioon, nagu ta on lihtsalt püsib ja ongi kõik, eks ole, ja kiirgab lihtsalt. Ja kes selle tasandini jõuab, see jõuab, kes jääb sinna eksoteerilisse vormi kinni ja ei jõua sealt edasi ega tagasi. Saab mingi uue nii-öelda, jah, mingis mõttes enesepettuse. Et milline on sinu jaoks praegu, ütleme, okultismis oled neist rääkinud, sellised põhisõnumid, põhiseaduspärad, põhiseadused, mida täna eriti tuleks nagu arvesse võtta neil, kes tahavad sellest nõiaringist välja saada ja kasvada? Kas ma võin niimoodi küsida? Ja see on väga hea küsimus. Sellele saab nii mitut moodi vastata ka. See on jälle, et on ju missugusele teadvuse tasandile peab vastama erinevalt. No vot, jah. Ja siis sellega ongi jah, sihuke alati tekib vaata nagu paradoks ka, et kui ma nüüd räägin sinna kõrge, madal, sügav, vaat ei ole, on ju. Et kui inimene ei pea sukelduma, et sa ei pea lugema läbi tervet seda corpus hermeticumi, see mingi 3 retsi paksu raamatut, eks ole. Piisab, kui sa keskendud ainult loodusseadustele ja need on lihtsalt mõtteterad või fraasid, kontseptsiooni kirjeldus 1 või 2 sõnaga lihtsalt kõik. Ja proovid sellest aru saada. Et näiteks väga, väga hea siin kohe harjutada või proovida, mis on, ma pärast annan selle tagatausta, ma annan selle ennem ära.
mina nagu astusin eneseabimaailma, enesearendusmaailma ehk siis kõik sellega seonduv kirjandus. Napoleon Hill, Bob Proctor, T. Harv Eker on ju meie Eesti Peep Vain ja nii edasi. Noh, Robert Kiyosaki, kõik inimesed, kes on tegelenud ühel või teisel määral siis nii-öelda eneseabi või enesearendusega, et see selline populariseeritud mainstream vool infot, kõik räägivad mõtlemisest, kui oluline see on. Ja kõik on siis leidnud oma viisi, kuidas seda öelda, ehk siis nad on leidnud väärtus iseenda loos ja oma värviis, mis nad on sellele loole nüüd pannud. Rõhksõnal mõtlemine. Mina hakkasin kohe kuidagi, nägin kohe selle mustri ära, et kõik räägivad ühest ja samast asjast, aga erinevalt, aga et kust nemad selle info sai? Et kes oli nende õpetaja ja kes oli nende õpetaja, et minu see nii-öelda skorpioni sukelduv olemus tahab minna asja juureni. Ja siis ma leidsin ka okultismi ja okultismis esimene loodusseatuse hermeetiline printsiip on mentalism. See maailm, see reaalsus, kõik on mentaalne. Mitte miski ei saa eksisteerida ilma mõtlemiseta, mis puutub inimestesse. No ongi. Mina saan nagu täna sellest aru. Aga sellepärast öeldaksegi mediteeri, jälgi mõtleid või vaigista mõtted. Miks? See on kõige esmane printsiip, et jõuda enesest teadlikkusse. Nii-öelda, et mina olen, mida ka siis New Age'is, mina olen, no see on naljakas, kuidas seal seda asja tehakse, aga et ma ei usu, et ka nemad on jõudnud sellesse sügavusse, kui nad oleks, siis ei oleks see info jagamine selline, nagu see on. Aga see on ka minu hinnang ja ma olen alles 40, tegelikult ma ei tea eriti palju. Mul on ka ruumi nagu kasvada, aga ma tean, et mis vanuses inimeste käest ma info sain, et see minu jaoks annab sügavuse ja usaldusväärsuse. Vähemalt minu enda jaoks, kellegi teise jaoks ei peagi. Aga et kui inimene lihtsalt uurib välja, mis on need hermeetilised loodusseaduse printsiibid ja siis hakkab lihtsalt mõtlema nendele printsiipidele. Mentalism, kõik on mentaalne, kõik suhtleb. Religioonis on toodud selleks mentaalsuseks nüüd Jumal. Kvantfüüsikas on see lainetus või vibratsioon. Et see on see mõtte esmane alge, see on nagu ämbliku võrgu keskpunkt. Ja nüüd sealt edasi järgmine loodusseaduse printsiip on korrespondents. Suhtlusseadus. Asjad kas vastanduvad, tõukuvad või siis harmoniseeruvad, tõmbuvad, loovad koos. Korrespondents. Kirjasõbrad oleme meie. Me saadame üksteisele kirju. Selline suhtlusseadus. Kõik saab alguse mentaalsus, mõtetes. Ja nüüd sellest tekib suhtlus iseenda sees tunnete emotsioonide vahel. Samamoodi suhtlus on välismaailmas teiste inimestega, oma ümbrusega, puudega, põõsastega, oma majaga, kui korras su tuba on, kõigega, suhtlusseadus, habemega, taskulambiga, millega ma üritan siin valgust endale suunata. Suhtlusseadus, kõik on suhtlemises, kõik suhtleb, kõik on seotud. See on see fraktaalne ja holograafiline maailm korraga üheskoos. Ma küsiks vahele, kuidas me saame seda ära kasutada, kui me teame seda? Kuidas on meile kasuks seda mentalism ja see korrespondents? See tekitab sellisel tasandil või kõrgusel või sügavusel eneseteadlikkuse, et sa saad nagu vabaks nendest. Sa mõistad, et inimloomus on programmeeritav. Ta ei ole ei ingellik ega saatanlik, vaid programmeeritav. Et kui minu loomus inimesena on programmeeritav, see tähendab seda, et teised inimesed saavad mind programmeerida. Ja.
nii, kui ma nüüd võtan selle vastu, olen alandlik, et davai, mind on programmeeritud. Nüüd ma hakkan nägema siis väljaspool, kuidas teisi inimesi on ka programmeeritud, kuidas mind on, kuidas neid on. Nüüd, kui mina seda programmi niimoodi muudan, minu elu muutub niimoodi, tema jätkub, et see aitab üliselgesti näha, mis toimub. Mustrite märkamisoskus. Ja, tekib läbinägelikkus. Jah, täpselt läbinägelikkus. Mustrite märkamisoskus ja nii-öelda kõrgem teadvus, valgustunud teadvus. Ma veitsa sarkastilise pilken alati nagu ütlen, et see ärkand, ärkvelolek, valgustumine, kõrgem teadvus, mis iganes on ju, et kõik täpselt üks ja sama asi, lihtsalt erinevad tegelased räägivad omal moel seda. Aga valgustumine või selline kõrgem, madalam, sügavam, mis iganes teadvus on lihtsalt selgem mustrite märkamisoskus. Seoste kiire nägemine, läbinägelikkus. See on siis nii-öelda, osad inimesed teevad selgelt nägemiskoolitusi ja müüvad siis, et sinust saab selgelt nägija, aga selgelt nägemine ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt laiali avardunud või kiire mustrite märkamisoskus, ehk siis seoste märkamine, aktiivne mõistus, kõik. Ei ole see mingi... See on kuidagi, meil on ta jah müstifitseeritud New Age'is ja seda ida mõisted on sisse toodud, aga mul meenub see Tiibeti budismis on, mis Prajna Paramita, see on siis teemant välgu sarnane tarkus, et see ongi see läbistav tarkus, läbistav taipamine. Ja see on põhiline, jah. Sellisena, et olla vaba samastumisest oma meeleliigutustega. Sest et enamus inimesi samastub oma mõtetega, eks ole, või neile sisse programmeeritud mõtetega, rääkimata samastumisest oma emotsioonidega, rääkimata enda pidamisest ainult kehaks ja ei millekski enamaks ja nii edasi. Et need on vipassanalikud nii-öelda 3 tasandit, millega inimesed on samastunud ja seeläbi ka siis kannatavad, sõltudes. Nagu Joe Dispenza ka oma skeemi tõi ju väga lihtsalt, et meie esimene tunnetusplaan on meeleline aisting ehk siis 5 meele taju. Ja nüüd see läheb läbi meie ajuvõrkude filtri ehk siis läbi selle mentaali, mida sa ütled, eks ole. See määrab selle, kuidas me maailma tajume, millised on meie baashoiakud, milline on meie maailmavaade, kui see on tekkinud terviklikumal kujul nendest baashoiakutest. Ja sealt edasi tekib automaatselt hormonaalne nii-öelda eritus, mida me nimetame emotsiooniks. Ja kui see muster niimoodi kordub, siis see määrab ära ka geeni ekspressioonid, eks ole, millised geenid, milliseid valke toodavad või ei tooda, millise kvaliteediga. Et tema ilmselt ka koondas või pani kokku siis kaasa teaduse nii-öelda uuringute tulemusi ja leidis täpselt selle sama tulemuse, et see mentalism on määrav. Aga tuleme nüüd lõpetuseks, võib-olla teema on surm, tanatoloogia, surmateadus, mis saab edasi? Vastavalt sellele, mida me siin elus oleme siis ära teinud, ärganud, mitte ärganud, üles ehitanud seal, nagu Gurdjieff ütleb, oma emotsionaalkeha, oma mentaalkeha. Ja kui me neid üles ei ehita, siis lihtsalt, ta võib nimetada neid veel väga astraal- ja eeterkehaks, aga et kui me neid üles ei ehita, siis kui see füüsiline keha kukub ära, siis midagi muud järgi ei jäägi. Et jääb see pisike kogemustuum, kausaalkeha või see purunematu pindu Tiibeti budismis. Ja see hing või individuaalsus, mis ei ole tegelikult individuaalsus, ta on lihtsalt maskide kogum, eks ole, ta on persona. See uuesti ei sünni, see lihtsalt kaob, lahustub, lendab laiali. Aga kui meil on loodud individuaalsus, unikaalne individuaalsus, siis see võib tulla läbi surma, hoides end koos. Ja tema valikuvõimalused on palju suuremad. Ka nendes väga suurtes energiates, mida me surmas kohtame.
sest seal egokaitsed on maha võetud. Milline on sinu tunnetus või teadmine selles osas? Jälle hea küsimus. Olen sellest surmast ka selle Karliga vestlenud. Siin mingid aastad tagasi saime tuttavaks. Aga sa nagu põhimõtteliselt juba ütlesid peaaegu, et nagu ütlesid ära kõik. Aga ma saan seda võib-olla oma sõnadega, et kui teadus ütleb meile täna, et kõik on energia ja et energia mitte kunagi ei sure, vaid ta lihtsalt muundub, teiseneb, võtab ühest kujundist, vormist, olemisest teistsuguse olemise. Et siis siin materiaalses kehas on ilmselge, mis juhtub meie füüsiliste kehadega, on ju. Meid maadetakse maha või põletatakse ära ja siis sellisel silmaga nähtaval kujul muudetakse see energia teistsuguseks energiaks. Aga nüüd võtta see nähtamatu osa, see meie teadvus, meie hing, vaim, mis iganes see suur ja müstiline võimas, kes läheb kas taevasse või põrgu, oleneb, on ju, kui tuusalt siin maailmas mingeid asju korda saadab. No see on retsprogramm tegelikult, kuidas inimesi kontrollida, kui me tegelikult, keegi ju tegelikult ei tea. Aga teisipidi on surmalähedasi kogemisi, on inimesi, kes on surnud, on ju operatsioonilaual ja nii edasi. Ja nad tulevad tagasi mingite uskumatute kirjeldustega, mis on justkui mingisugune psühhedeelne seiklus või mingi psühhedeelne rännak, on ju, mida võib kogeda, võib võtta nagu võrdluse, et kas sa teed seal ayahuascat või LSD-d või peyotet või mis iganes neid kõik on ju. Et ka siis minu enda elukogemuse najal, on ju, ma olen saanud selle ayahuasca kogemuse. Ma justkui siin reaalsuses sain kogemuse, kus ma suhtlesin nähtamatu maailmaga. Oma meelelises maailmas, oma mõistuse maailmas ma nägin enda ees maaema tõmmud kuju, vähemalt päevitunud kuju. Et nii palju ma sain aru, et see ei olnud materiaalne. Ma sain aru, et mina olin põlvili maas, ma olin Peruus, ma sain sellest kõigest aru, aga samal ajal ma kogesin mingisugust teist dimensiooni, kus minu ees oli veel keegi, on ju. Et see on üks selline koht, kus ma veel nagu punkti peale ei paneks, see on midagi, mida ma veel avastan. Aga samas, et see on nagu romantiline mõelda, et meie vaim või hing elab edasi ja et ta võib-olla sünnib uuesti. Et kui hirmutada inimesi, et kui sa see elu luuserdad ja oled sitakotti, midagi korda ei saada, et siis sa tuled tagasi täpselt samasugusesse situatsiooni lihtsalt mingis teises kohas ja pead uuesti ketrama, et mõistlik oleks praegu välja ikkagi nuputada, tule sealt mugavustsoonist välja, on ju. Et niimoodi saab nagu inimesi vaata vajutada. Aga et see on niisugune, ma mõtlen selle üle, ma olen päris palju mõtlenud selle üle, et kui ma sealt Peruust tagasi tulin, siis 10 päeva hiljem ma jäin malaariasse. Ma sain nüüd täiskasvanud, küpse, arenenud mõistuse olemises, kogemises, surmalähedase kogemuse, kus minu keha ei allunud minu tunnetele, mõtetele, emotsioonidele, vaid elas täiesti omaette elu. Need vappevärinad, see oli hästi brutaalne. Ma higistasin, kusesin ja sittusin ennast sõna otseses mõttes täis, minu keha tegi seda, mida ta tegi. Ja ma ei suutnud mitte kuidagimoodi kontrollida oma keha, oma mõistusega. Ma olen seda kogenud ka siis, kui on hästi tugev see võitle või põgene kogemus, kui ma karu nägin. Mõtlesin, et ma olen mõistusega üle oma kehast, sellest loomalikust poolest, aga ei olnud. Ikka panin jooksu. Nii. Ja siis arst tuli seal malaaria, ma olin seal 5 päeva värisenud nendes vappevärinates ja siis arst tuli väriseva käega,
kirjutas mulle seal mis iganes mingeid asju ja ütles, et kui see 24 tunni jooksul valge vere livlede osakaalu langus jätkub, siis sa võid ära surra ja ainukene asi, mis me saame sulle teha, on täielik verevahetus. Nii, et ma kogesin midagi hästi eredat, midagi hästi tõelist ja midagi sellist, mida me tegelikult kõik kardame, me kõik kardame surma. Et seal sellel hetkel ma ei kartnud, kuigi see oli täpselt siinsamas, ma vaatasin vikatimehele otsa, ütlesin, ma ei karda sind, et minu elu alles hakkab. Ma lihtsalt teadsin seda, see on minu mõte, see on mingi soov, unelm, ma lihtsalt teadsin. Minu elu alles hakkab ja tõsi ta on, minu elu praegu ka alles hakkab. Ma alles, oodake, ma veel näitan. Ühesõnaga see surma olemus, mingis mõttes ma olen nagu sellega nõus, et kui reaalses elus siin ja praegu võtta arvesse, et füüsiline keha laguneb, kaob kõik. Võib sündida siia maailma sarnaste näokujuga või pikkuse asjaga mingi kaksik sarnane vaata, aga ta ei ole mitte kunagi mina. Ja mitte kunagi ei saa ta olema sellise karakteristlikkuse või noh, nii nagu mina olen, on ju täna. Seega mina ei tea, kas vaim sünnib ümber või ei sünni. Et kas see vaim või hing, see kese, see Jumalaga üks olemine, see Jumala neuroni ajuvõrgustikus üks punkt on Peeter, üks punkt on Maiko ja nii edasi. Et kas see haihtub täielikult või ta sünnib uuesti? Mina ei tea. Et meil on komme või soodumus nimetada asju vastavalt sellele, mida me eelnevalt oleme teada saanud. Seega me ei saa keegi öelda, et see on kuidagi päriselt tõde või mitte tõde. Et kas me läheme siis põrgusse või taevasse, see tuleb täiesti religioossest, kristlikust maailmavaatest. See on lihtsalt üks programm. Me ei tea, kas see on tõde või mitte. Nemad usuvad, et see on päriselt, me ei saa seda tõestada. Ja siis muudes kirjudes, igasugustes elukogemustes me ka tegelikult ei tea. Et kui olla nii-öelda siis kohal, et ma ei taha, et mul on õigus ja mul on savi, kui ma eksin. Aga selline minu arust kaine, kalkuleeritud, rahulik kokkuvõte on see, et me tegelikult me ei tea. Ma olen nõus sinuga, need on lihtsalt sellised hüpoteesid, millega mängida. Ja. Aga tanatoloogia allikaid on muidugi rohkem peale surmalähedase kogemuse alates 75. aastast, kui Moody raamat ilmus, eks ole, elu pärast elu, olid ju Michael Newtoni eludevahelise elu uuringud, eks ole, 7000 klienti. Ja, lugesin neid raamatuid ka. Meediumide väga huvitavad kanaldused ja müstikute kogemused. Pluss võtta veel arvesse on ju erinevad sagedused ja kiirgused, mis võivad vabalt, et kui me, David Icke räägib sellest, et me näeme 0,0001% ainult üldse sellest, mis on, et me kujutame ette küll, et oleme siin miljardärid ja ehitame rakette, aga tegelikult me ei tea mitte midagi. Ja et need lapsed, kes on sündinud a la 5-6 aastaselt räägivad ja siis räägivad justkui oma eelmist elu. Ja siis, kui nad sellest räägivad, siis tõendusmaterjali saab välja kaevata, et kust kurat kohast sa tead. Hästi palju on siin maailmas sellist informatsiooni, mis justkui tõestaks. Aga Stevensonil oli kuskil, ma tea, 30 või 50 juhtumit, eriti hästi kontrollitud ja täielikult tõestatud juhtumid, kus laps viidi samasse kohta, kus ta oli eelmises elus olnud, ta tundis kõik asjad ära seal ja nii edasi. Aga need on erandid. Et see on nagu, tundub mulle, et see on nagu reegel või tähendab erand, mis kinnitab reeglit. Et seda juhtub looduses. Ja mis see reegel on, seda me tõesti ei tea. Ma arvan, et kõige lahedam selline, mille ma võin välja tuua või nagu,
et mina kui loov aktiivne pea saan välja tuua siis kogu selle info najal, et mulle meeldib või resoneerib kõige rohkem see, et mingisugune kõrgem intelligents, mingisugune looja keskpunkt, mingi algallikas on kuskil olemas. Et midagi peab olema, võib-olla see on meie enda kõige sügavam sisemine mingisugune punkt. Võib-olla see on kuskil tsentraalne, mille ajuvõrgustik on 8 miljardit inimest. Et kui me sureme, siis me lihtsalt nagu lähme sinna algallikasse tagasi ja see tsentraalintelligentsus siis võtab selle kogemuse, kirgastub, rikastub nagu meie siin maa peal uue infoga vastu kokku saades. Ja siis ta saadab täiesti uue nii-öelda, et inimeste kogus planeedil justkui kasvaks, vaata. Et see planeedi või see paisumine kasv, see on loomulik. Puu kasvab, põõsas kasvab, inimene kasvab, sureb. Noh, tõusud ja mõõnad on jälle loodusseadus. Need on need hermeetilised loodusseadused, mis aitavad justkui selgitada ja annavad meile mingisuguse lootuse või lohutuse teadmisesse. Et kui tõesti nüüd vaadata, siis need asjad tõesti kõik on täpselt nii. Et siis ei olegi vaja nagu midagi uskuda, vaid lihtsalt selgeks teha alati endale, mis see sinu lugu on, mida sa siin maa peal lood. Sest lõpuks, kui sa ära suled, siis kõik surid ära. Et see on nendele inimestele, kes tunnevad ennast ohvrimeelselt, kes räägivad, et raha on halb ja satanistid on halvad ja kõik see on hea päris. Aga ühel hetkel sa sured ära, kas nendel mõtetel oli mingi point, et sa lihtsalt virisesid siin ja ei võtnud oma eluga midagi ette. Versus see, et sa saad sellest aru ja siis tõukad välja ellu, pritsid ellu, lähed ja teed suu lahti, lähed mis iganes Tallinnas või Tartus Raekoja plats ja röögid, ma olen elus, mu nimi on see ja minek. No praegu paljud inimesed kuulutavad ennast elusaks meheks ja naiseks, aga noh, nad teevad seda eeskätt juriidiliselt, kuigi seal on ka mingi selline, peaks olema mingi vaimne või hingeline tunnetus taga. Jah, see on täpselt see juriidiline. Veenab süsteemi. Aga minu metafüüsika on midagi sarnast, et tõesti vaim, siin on nüüd küsimus selles, et miks vaim kehastub vormideks oma täielikus enesesamastumises. Ja siin on mitmeid vastuseid müstikutelt, aga noh, näiteks, et vaimule hakkas igav, eks ju. Et ta tahtis ennast kogeda oma erinevates vormides, olles ise vormitu. Umbes nii vist on kõige õigem. Need vormid, eks ole, siin me oleme nagu vaimunäolised, me oleme Jumala pojad, kui Jumal on justkui nagu isa, eks ole, see suur vaim ja me oleme nüüd need väiksed vaimud samalaadsed. Ja siis seesama Ken Wilberi Atmani projekt, et Atman lahkub Brahmanist ja siis hakkab sinna tagasi minema see looduslik tung nagu. Ja igal uuel astmel, kus ta transformeerub, talle tundub, et nii, nüüd ta on päral. Aga siis, kui ta on selle astme läbi töötanud, ta saab aru, tekib uus arengukriis, ei olnud päral ja siis niimoodi, kuni ta lõpuks jõuab pärale, jah, seal 13. või 14. astmel antud juhul Ken Wilberi süsteemis, aga et see on väga ilus skeem, mulle meeldib see, et me oleme tegelikult jumalad, me oleme küll kaetud, piiratud, aga me saame järk-järgult läbi murda ja luua siin eneseteostuses üsna jumalikku elu ju tegelikult loojatena. Jah. See on ilus, jah. See tundub olevat nagu kõige sellisem ehedam ja puhtam. Et tõesti, sinu mõtted loovad reaalsust. Ole tähelepanelik teadvustama iseendale, mida sa mõtled, mida sa tegelikult lood. Ja sa võid teha siin maapealse põrgu või sa võid teha siin maapealse Eedeni aia, mida iganes, paradiisi. Ja. Aga see on retsprotsess, see on raske töö, et sinul on kui palju aega läinud, et jõuda sinna, minul on läinud mingi nii palju traumat, füüsilist retsi, valu, kannatust, nagu ma ei soovi mitte kellegile selliseid nagu traumasid või valusid, mida mina olen pidanud läbi tegema oma jonnakuses, et mina tean paremini. Kuni siis maailm näitab, et ei, sa ei tea. Lööme sul põlve peal selgroo puruks. Noh, tattnokk. Räägi mulle nüüd, mida sa teadsid. Ei teadnud, jah.
et ikkagi tagasi, sinu lugu loeb, tehke suu lahti, sotsiaalmeedia platvormid, kõik on nagu kättesaadavad kõigile. Loojamajandus on uus tööstusrevolutsioon, mis praegu käib. Kõik, kes ütlevad, et toimub infoga üleküllus või üleküllastamine, ei ole reaalselt mõtlenud selle peale, mis tegelikult toimub. Isegi nagu iseenesest lähtuvalt, et kui mina vaatan 10 kuni mingit 20 inimest, järgin, vaatan, kuulan, õpin neilt, siis tema ju samamoodi vaatab 5 kuni 10, no võib-olla rohkem on. Aga me saame seda niimoodi vaadata, siis kuna meie ise oleme selles inforuumis ja seda müra on nii palju, siis ainukene esmane reaktsioon, mitte vastamine, rahulik mõtlemine, reaktsioon on see, et üleküllastumine. Aga kui me nagu rahulikult, siis ei ole mingit üleküllastumist. Ja kuna see on nagu uus nii-öelda revolutsioon, loojamajandus, täitsa uus mõiste, seda ei saa keegi ülikoolis õpetada, seda saavad õpetada ainult loojad ise. Ja selle jaoks ei vaja ühtegi haridust, mingit kraadi, vaid teisi loojaid, kes käivad ees, et anda edasi siis need tarkused, mis nad oma elukogemusest on õppinud. Et kui mina mingi suvaline, täiesti nagu Eesti mõistes, maailma mõistes suvaline tont, mõttetu, hall, mahakas, hariduseta, olen suutnud ennast nagu tõsta sellisesse julgusesse, et ma ei pruugi olla tark ega intelligentne, aga ma olen julge. Ma ei pea häbenema seda, kes ma olen, et öelda teistele midagi, saata sõnumit, et siis absoluutselt iga inimene on selleks võimeline. Iga inimene on selleks võimeline. Ja et kuna ma ei ole miljonär, mul ei ole autot, mul ei ole mitte midagi, mul laguneb maja, vaata, aga ma olen suht rahul. Sellepärast, et ma tean, et mul on elu veel ees, et ma olen võimeline seda kõike looma ja korda saatma. Et tähtis ongi just see, nagu see rahu leida või see julgus, et elu ei ole vaja üldse karta. Haigused me reeglina mõtleme ise välja. Malaaria on päris. Ma ei tea, seagripp või linnugripp, need on veits kahtlased. Ma ei ole neid kogenud. Et kui sul on gripp, siis täna on 10 erinevat grippi, millel on 10 erinevat vaktsioni, aga kokkuvõttes gripp on gripp kõik. Ei ole vaja nagu jälle hullu, noh, et. Ei, ma olen täitsa nõus, et kui inimesed kuulavad ja vaatavad, siis nad tõesti võivad tunda, et kurat, et see on ju nii lihtne. Ma võin ka nii hakata panema, eks ole. Aga seal võib tekkida üks aga, et kurat, ta teab ikkagi nii palju, vaata, ta on nii palju lugenud ja naistel pole seda vaja, aga meestel tekib see probleem, et kas ma tahan õppida? Naistel ei ole vaja. Näll. Ma olen päris rumalaid naisi kohtanud enda elus. Et ma ei tea, et see lugemise värk ikka sobib kõikidele, ma arvan. Ei, ma olen nõus, et paljud naised on kaotanud oma looduslikku, selgelt nägeliku intuitsiooni, eks ju. Ja, et siin korraks võib nagu väikese selle kõrvalepõike teha sellesse, mis maailmas toimub, see meeste naiste vaheline mäll ja mehed rohkem naiselikud, naised rohkem mehelikud, justkui see energeetiline sugude vahetus toimub. Ja et mingi toksiliinne maskuliinsus ja nagu kõik need lahedad, mõnusad asjad, mida nüüd müüa inimestele, millega krabada kaasa ja taevatriibud ja kõik need asjad, vaata. No vaata, inimestel mehed sünnivad kõik, ma lõpetan selle oma jurina ära, et mehed sünnivad kõik naistest. Esmane inspiratsioon meestele on naine. See ei kao mitte kunagi mitte kuhugi. Ja kui nüüd naised hakkavad ülimaskuliinseks, virisevaks, vinguvaks, et siis nende süü on osaliselt see, et mehed on täna sitakotid. Aga naistele meeldiks rohkem süüdistada mehi, et mehid ise on sitakotid, et ise ennast välja ei tõmba, aga naise töö on tiivustada meest. Ja see on see, et kui mingis mõttes mind ärritab ja nagu kurjaks need naised, kes klähvivad internetis nii inglise keeles kui igas keeles, et toksilised mehed ja nii edasi, et minusugust meest peetakse nende nimel nagu toksiliseks. Sest ma
julgen rusikaga vastu lauda lüüa ja olla nagu mees. See ei tähenda, et ma nagu vägivaldne või kuri või halb olen. Konkreetsus. See on mehelikkus. Mul meenub Jungilt see, et targutav või ka siis see tänam siis selline kiuslik, eeskätt targutav, ütleme jah, et see on nagu mehe arhetüüp on naise vallutanud, ta on nagu vilets mees. Mehe puhul on loomulikum, et ta targutab, ta mõtleb, eks ole, mentaalsel või looval tasandil. Ja vastupidi, kui mees muutub selliseks emotsionaalseks ja tujukaks, siis ta on nagu naise arhetüübist vallutatud, et siis ta on nagu vilets naine. Naise puhul on loomulik, et ta on emotsionaalne. Sihuke asi, mille ta avastas oma pika praktika jooksul. See on hästi öeldud. Aga ta nii on, jah. Et me oleme kõik süüdi selles, mis maailmas praegu toimub. Ja suures plaanis on see ebakompetentsed vanemad, laisad ja ebateadlikud vanemad. No Louis Hay ütleb selle kohta, et ohvrid, kuidas ta ütleb, me oleme ohvrite ohvrid, jah. Ja millal see ükskord algas, kurat seda teab. Kui ma lugesin Gurdžijevi nii-öelda autobiograafiat, kus ta rändas mööda Aasiat eeskätt, seal on see autentsus nagu igal pool säilinud ka rahva seas. Et see lihtne, loomulik, läbinägelik selgus nagu elutarkus ja kõik see värk, eks ole. Aga lääne ühiskonnad on ära rikutud ilmselt heaolu poolt, kogu selle raha ja kommertsimängu poolt, eks ole, ja jällegi, millal see algas, eks ole. Et seda me ei tea. Aga vot nüüd see kuulus loosung viimati, see erutas mind, see usk, lootus ja armastus apostlilt toodud. See on umbes nii, nagu sa rääkisid, et usk ei anna nagu erilist, usk annab küll lootuse, aga kui selgub, et lootus ei täitu, siis paremal juhul inimene jõuab nagu armastuseni. Et see on see asja hea külg, eks ole. Et ta on lootusetuses, see on nagu hinge pime öö või selline sügav kriis. Ja siis, kui ta veab, siis ta avastab armastuse, mis on siis vastus nagu kõigile nii-öelda probleemidele, et võtab hirmud ära ja loob sellise sidususe ja nii edasi. Et selline armastuse ühiskond võiks olla väga tore asi, mitte ainult vennaskondades või kogukondades, vaid ka laiemalt. Ja ma arvan, et ka sinu etteasted selles suunas nagu inspireerivad ja töötavad. Aga mis sa arvad, kas me hakkame lõpetama, tahad öelda lõpusõna või? Sa oled väga palju öelnud täna juba. Info poolest vist jah, see võib olla päris ülevoolav vaatajatele või nii. Et ikkagi see, et sinu lugu loeb inimestena, ärme teeme ennast nii väikseks, sest me tegelikult oleme suured ja me ei pruugi olla kehalt ja vormilt suured, aga meil on hääl. Meil on võime õppida. Meil on võime teadlikult ise arendada ennast ühes või teises suunas. Ja et see oli üks kitarri loomise meister, kes loob kitarre ja ta on teinud maailma kõige kuulsamatele kitarrimängijatele, ala kõik need Alice Cooperid ja Metallicad ja kõik see vanakooli rocki püramiidi tipp on ju. Kõikidele neile on teinud kitarre ja tema konkurentid on siis kasvanud korporatiivseks, suured hallid, kõik see hästi sihuke modernne ja nagu staatuslik, kolossaalne. Ja tema teeb jätkuvalt oma korteri keldris käsitsi, tasakesi. Ja tema ütles seda, et kui sa oled sündinud siia maailma ja sa avastad, et sul on mingi huvi, mingi tõmme, see tähendab mingisuguse ande arendamine, siis see on sulle antud, see huvi on sulle antud, et sa oleksid selle õpilane. Kui sa oled selle õpilane, siis see tähendab seda, et sa pead seda edasi õpetama. Sa pead selle andma, sest see ei kuulu sulle.
see on antud sulle, et sa annaksid selle teistele. Sellepärast sinu lugu loeb, minu lugu loeb, kõikide inimeste lugu loeb. Minu ema lugu loeb, minu õdede lugu loeb, minu vendade lugu loeb. Kõikide inimeste lugu loeb. See on See on hea, see, nii võimsalt seda praegu esile tõstsid. et see, mina isiklikult, et see on jälle, tuleb hästi, see tuleb hästi selles mõttes alandlikust, sügavast, armastavast kohast. Ühtlasi ka siis palju valu ja kannatusi näinud inimese elukogemuse ütlemisest. Et kui mina olen leidnud usu iseendasse, aru saanud, et mul on need võimed õppida, arendada, et siis ma ei ole kuidagi geniaalne ega prohvetlik ega intelligentne. Samasugune inimene nagu kõik teised. Ma olen lihtsalt rakendanud neid võimeid, mis mul on. See tähendab seda, et kui mina seda suudan, siis suudab seda igaüks. Et mina ei ole selles mõttes kellegist parem. Ma võib-olla praegu oskan veits rohkem nagu siin kätega vehkida ja seda emotsioonidega märatseda, on ju, aga ma ei ole sellepärast kellestki teisest parem, sest ma ei ole selles mõttes üldse tegelikult kuulus. See ei olegi minu nagu ambitsioon. Aga see mõte lihtsalt, et kui meil on igal ühel, mu kadunud tädi, üks tädi hiljuti läks ära siit meie maailmast ja tema ütles, kui ma alustasin 6 aastat tagasi, kui ma tegin oma esimesed mingid videod Facebookis, siis tema nii hästi toetuseks ja julgustuseks ütles mulle, igal mehel ja naisel on õigus peitliga välja tahuda oma väikene maailm. Ja see, mida mina teen, ma tahun peitliga välja omast väikest maailma, sest et mul on selleks õigus. Ma olen siia maailma sündinud, mul on antud see võimalus ja siis ma rakendan seda. See on ilus. Eriti kui vanemad inimesed sulle ütlevad, vaata seda, kinnitavad. Lapsena me otsime kogu aeg seda kinnitust, tagasisidet. Suuremaks saame siis nii väga enam seda ei vaja, aga alati see väike laps meie sees tahab, kui keegi inimene, keda me austame, ütleb meile, et jätka, see, mida sa teed, see on ilus, see on hea. Et ma loodan, et ma suudan natukene inspireerida inimesi, et ärge olge sitakotid, noh. Minek. Hakake urgitsema ja kui te juba urgitsete, siis urgitsege edasi ja minu lugupidamine. Kuule, see oli nüüd hea lõpp. Aitäh sulle. Ja ma Selle ütles ka, et millalgi kohtume veel järgmistel teemadel, sest see oli väga sisukas ja huvitav. Ma nii palju veel kasutaksin seda võimalust ära, et ma olen loonud sellise kursuse, mille nimi on Sinu lugu loeb. See on selline esimene protsess arengust sinna, et sinu sõnum Eestile, ehk siis täispikk kursus on Sinu sõnum Eestile, aga siis valguse kursusest Sinu lugu loeb. Seal on 8 õppetundi, kus ma räägin lugude valemist, sõnumite valemist, biokeemilisest transformatsioonist meis inimestes, võimekuses inimeste biokeemiat liigutada, muuta, et siis tulla sellisesse julgusesse näiteks, kus mina täna olen. Ma olen võrdlemisi artistlik, ma vehin ja tõmban nagu tähelepanu. Ma julgen olla emotsionaalne, ma julgen olla ka haavatav. Et kui kedagi huvitab juhuslikult, kui keegi tahab sellel osaleda, et siis seda kodulehekülje nime on väga rets välja, see on hästi pikk, aga et näiteks YouTube'is ükstapuha missuguse video all, videokirjelduses, seal on eelregistreerimise võimalus, et saate tulla osaleda. See on raha eest selles mõttes, et ma olen piisavalt tasuta andnud, et ma nüüd hakkan natuke raha ka küsima. Aga et kui kedagi huvitab, et siis saab tulla uurima. Et Peetrile ma saatsin ka 3 või 2 esimest õppetundi sellest, et võib-olla Peeter tahab midagi öelda, et kas temasuguse staatusega mehel oli sealt midagi väärtuslikku nagu saada. Ja need olid väga inspireerivad, üllatavalt haritud, nii-öelda kuskilt mingi viimase sõna, mida ma sellisel kujul ei ole kuskil varem kohanud. Väga rikastav sisult ja väga kütkestav vormilt.
nii et kindlasti kuulake neid, alustage sealt jah algusest ja me paneme kindlasti ka mingid lingid, eks ole, selle video alla. Mm. Et ma usun, et paljud saavad inspireeritud ja võtavad seda maitsta. Aga aitäh sulle tänase eest veel kord ja ma loodan, et kohtume millaski jälle sinuga. Ja aitäh teile Ja suur vaatamast ja aitäh kuulamast kõigile. Meie siis, ja mis nime all ta nüüd meil oli siin parajasti, eneseilmutuste portaal oli siin alguses mõeldud, võib-olla ta jääb nii, võib-olla ei jää nii, aga siin tekib terve seeria nüüd. Et täna on siis teine saade või video sellest sarjast. Et esimese tegime ka täna. mina ka tänan sind. Ja Mina ka tänan sind, Peeter, et sa mind kutsusid ja tänan kõiki, kes te kuulasite ja kuulate, et kasvame koos. jah, edu ja hoogu sulle. Ja sulle samuti.